Etanool või bensiin? Milline neist on tänapäeval sinu autole parem? Tervist, inseneeri huvilised! Kas oled kunagi sattunud tanklas olukorda, kus seisad etanooli ja bensiini pumpade ees ning mõtled, kumb neist oleks sinu autole parem valik? See on küsimus, mis kummitab miljoneid Brasiilia autojuhte ja usu mind, vastus on palju keerulisem kui see kuulus 70% reegel, millest sa ilmselt juba kuulnud oled. Täna lahendame selle küsimuse lõplikult, arvestades Brasiilia bensiini tegelikkust ja kaasaegsete autode tehnoloogiaid. Aga miks see otsus nii keeruliseks on muutunud? Peamine põhjus selle kahtluse tekkeks on see, et Brasiilias tankitav bensiin ei ole puhas bensiin. Alates 1. augustist 2025 vastavalt seadusele number 14993 ja Riikliku energiaalase poliitika nõukogu CNPE 25. juuni 2025 aasta otsusele peab tavaline ja lisanditega bensiin, mida müüakse Brasiilia tanklates, sisaldama kohustuslikus korras 30% veetustatud etanooli. See on tõsi. Jah, sa kuulsid õigesti. 30% etanooli on juba sinu bensiinis olemas. See muudab olukorda täielikult ja teeb otsese võrdluse hüdreeritud etanooliga E100-ga palju huvitavamaks ja nüansirikkamaks. Kui bensiinis on juba etanool sees, siis kuidas saame kütuseid õiglaselt võrrelda? Et sellest aru saada, peame rääkima soojusväärtusest, mis on energia hulk, mida iga kütus põlemisel vabastab. See on nagu kütuse jõud, mis paneb su auto liikuma. Puhas bensiin, see ilma etanoolita, omab soojusväärtust umbes 10 400 kilokalorit. Anhydroetanool, mida segatakse bensiiniga, kasutatakse kütuste omaduste parandamiseks. Hüdreeritud etanool E100, mida leiad eraldi tankurist, omab umbes 6000 kilokalori kilogrammi kohta. Märkad erinevust. Hüdreeritud etanool annab oma olemuselt vähem energiat mahu või massiühiku kohta. Aga milline on selle 30% etanooli ja bensiini segu, kuulsa E30, tegelik mõju sinu auto kütusekulule? Ja kas kuulus 70 reegel kehtib veel? Vastus on kindel. Ei. 70 reegel on tänapäeval täiesti aegunud. See loodi ajal, mil bensiin oli praktiliselt puhas ilma olulise etanooli lisandita ja põhimõtteliselt toimis see nii. Sa jagasid etanooli hinna bensiini hinnaga ning kui tulemus oli väiksem või võrdne 70%-ga, tankisid etanooli ja kui see oli üle 70%, tankisid bensiini. Kui sa aga kasutad seda reeglit siiani, et otsustada, millist kütust tankida, siis pean kurvastusega ütlema, et sa tõenäoliselt kaotad raha. Tasuvuspunkt ehk hüdreeritud etanooli hinna protsent võrreldes E30 bensiiniga, mille puhul mõlemad on rahaliselt võrdsed, jääb nüüd vahemikku 72–75%. See tähendab, et kui teha sama arvutus nagu varem ja suhe jääb 72 ja 75% vahele, võib etanool olla endiselt kõige soodsam valik. Aga ausalt öeldes on parim viis teada saada see, kui teed katse ise järgi. Tänapäevaste mootorite ja autosse sisse ehitatud heitmekontrolli tehnoloogiaga võib sõltuvalt sinu autost juhtuda, et see reegel sinu puhul ei kehti. See on sellepärast, et autode elektroonilised sissepritsesüsteemid reguleerivad kütusekulu vastavalt kütuse tüübile, et täita heitmenõudeid. Seega on minu soovitus. Tee katse ise. Näiteks. Uuri välja oma auto tegelik kütusekulu. Kasuta auto armaturlauda, kus pardaarvuti näitab, mitu kilomeetrit liitri kohta hetkel kuvatakse. Või täida paak. 0 odomeeter, sõida umbes 100 kilomeetrit tangi uuesti ja jaga läbitud kilomeetrid tankimisel lisatud liitritega. Tee seda nii bensiini kui ka etanooli puhul, et saada keskmine kütusekulu. Seejärel võrdle saadud tulemust tanklates olevate hindadega. Näiteks kui bensiini hind on 6,29 ja sinu auto sõidab 12 kilomeetrit liitri bensiiniga, siis kulutad 1 kilomeetri kohta 0,52 senti. Kui etanooli hind on 4,53 ja sinu auto sõidab 9 kilomeetrit liitri etanooliga, siis kulutad 1 kilomeetri kohta 0,50 senti. Selles võrdluses tasub etanool end ära 2 sendi võrra kilomeetri kohta. Tundub vähe, eks?
Aga neile, kes sõidavad 20 000 kilomeetrit, tähendab see 400 reaali suurust kokkuhoidu lihtsalt selle väikese arvutuse tõttu. Aga miks see uus reegel? 30% etanooli olemasolu bensiinis. E30 muudab juba segu soojusväärtust ja oktaanarvu. Kui võrrenda hüdreeritud etanooli E100 bensiiniga E30, siis energia ja jõudluse erinevus ei ole enam sama, mis siis, kui võrreldi E100 peaaegu puhta bensiiniga. Etanoolil, kuigi sellel on väiksem soojusväärtus, on üks väga oluline omadus. Sellel on kõrge detonatsioonikindlus, mida mõõdetakse oktaanarvuga. ANP tõstis isegi Brasiilia bensiini RONi ehk uurimisoktaanarvu 93-94-le, et kompenseerida suuremat etanooli sisaldust. Ja see on keskmine väärtus, sest E30 bensiin võib saavutada RONi kuni 100,7, mis on suurepärane näitaja ja toob otsest kasu kaasaegsematele mootoritele. Ja millised on selle taga olevad tehnilised põhjused? Etanoolil on väiksem soojusväärtus, mis tõepoolest vähendab mootori volumeetrilist kasutegurit. See tähendab, et sama õhukoguse juures annab ta vähem energiat. Siiski võimaldab selle kõrge detonatsioonikindlus kaasaegsetel mootoritel, eriti turbomootoritel ja otse sissepritsega mootoritel, töötada kõrgemate surveastmete ja optimeeritud süütenurga eelseadistusega. See tähendab, et kuigi puhas etanool või kõrge etanooli sisaldusega bensiinis on vähem energiat, suudab mootor seda energiat tõhusamalt ära kasutada, kompenseerides osa erinevusest. Vanemad vabalt hingavad mootorid ei pruugi seda eelist nii palju tunda. Kuid turbomootorid ja GDI mootorid, mis on tänapäeval enamikes uutes autodes, saavad E30 kõrgemast oktaaniarvust suurt kasu. Aga kas sa tead, miks Brasiilia võttis kasutusele selle poliitika, et lisada bensiinile 30% etanooli? No, mul on siin kanalil video, mis räägib sellest teemast täpsemalt ja ma jätan selle video lõppuga lingi sellele videole. Ma arvan, et sul tasub seda vaadata. Niisiis, mis on tegelikult sinu auto jaoks täna parim kütus? Vastus on endiselt, see sõltub. Ma ei hakka arutama, millisel kütusel on paremad omadused, aga rahalises mõttes on sul nüüd olemas tööriistad, et teha palju teadlikum otsus. Kõigepealt, unusta ära see 70% reegel. Teiseks, arvesta motoritüüpi. Considera o tipo de motor do seu carro. Kui see on kaasaegne mootor, turboga või otse sissepritsega, võib see rohkem kasu saada E30 kõrgest oktaaniarvust ning puhas etanool on samuti suurepärane valik. Kolmandaks, arvesta tanklahhinda ja oma sõidustiili. Hästi hooldatud ja tõhusalt juhitud auto annab alati parema tulemuse, sõltumata kütusest. Tõde on see, et autotööstuse inseneriteadus ja kütuste koostis arenevad pidevalt. Mis oli tõsi mõned aastad tagasi, ei pruugi täna enam kehtida. Oluline on see, et sina juhina oleksid alati kursis ja teeksid ise oma arvutused, arvestades oma sõiduki eripära ja sinu piirkonnas kehtivaid hindu. Tark valik põhineb andmetel ja arusaamisel, kuidas sinu auto tegelikult töötab olemasolevate kütustega. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis liitu kanaliga, kui sa veel pole seda teinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja olla meie videotes meeles peetud. Kui oled siiani jõudnud, siis kutsun sind vaatama kursusi, mida soovitame. Suuna siis oma telefon QR-koodi peale või klõpsa kirjelduses olevale lingile, et tutvuda meie kursustega. Nendest leiad Exceli, 3D modelleerimise, AutoCADi, kõnekunsti ja palju teisi kursusi. Ja need on kursused, mille oleme meie siin kanalil hoolikalt valinud ja mille kvaliteedis võime kindlad olla. Nüüd tahan ma teada sinu arvamust. Kas sa juba teadsid, et bensiinis on 30% etanooli? Kas sa kavatsed oma tankimisstrateegiat ümber hinnata? Aga ma arvan, et see pole veel kõik. Jäta siia kommentaaridesse, millist kütusetüüpi sa eelistad tankimisel ja kas sul on selleks mingi põhjus. Siinsamas kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead vaatama, et laiendada oma teadmisi ja avastada oma kultuuri. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik inseneriteaduse austajad. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.